Tere, mina olen Nele Kullerkupp ja te vaatate saadet Pealkirja taga, kus võtame kokku lõppeva nädala põnevamad uudisteemad. USA teatas käesoleval nädalal, et paneb moonatarned Eestile pausile vähemalt senimaani, kuni Iraani konflikt lõpeb. Kui paus väga pikaks venib, peab Eesti seni tehtud otsused aga ümber vaatama. Mida see tähendab Eesti julgeoleku jaoks, seda arutame endise siseministri, Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehel Lauri Läänemetsaga. Lisaks tuleb juttu saadiku puutumatusest, tuleva aasta Riigikogu valimistest ning praeguse valitsuse, kust sotsiaaldemokraadid möödunud aastal üle parda heideti juhtimisstiilist. Tervist! Tervist! No, olete valmis kõigele vastama? Olen küll, jah. Hakkame siis otsast aga minema. Kas Ameerika Ühendriikide otsus peatada Eestile ja teistele Euroopa riikidele relvatarned seoses Iraani sõjaga paneb meid täbarasse olukorda? No ta keerulisemaks teeb küll olukorra, et me oleme ju arvestanud ja ka vaadata, et mis on erinevate kaitseväe juhatajate nüüd siis sõjalised nõuanded olnud, siis nad on öelnud seda, et me peaks järgneva 3 aastaga siis enda valmiduse sinnamaale viima, et naabril Venemaal ei tekiks ühtegi soovi Eestit rünnata või midagi meie suunas teha. Aga kui meil neid Himarseid ja Javelina ei ole, et siis on nagu lihtsam see soov tekkima? See ei pruugi nagu sellest üldse sõltuda. Nii nagu kaitseväe juhatajad on öelnud, et see esimene eeldus on see, et Ukrainas siis konflikt külmub, lõpeb kuidagi nii, et Venemaa saab oma vägesid liigutada nendele positsioonidele, mis on meie piiride taga, kus nad varem asusid, ja siis on vaja veel poliitilist tahet ja mingit loogikat ja me ei tea, kas seda poliitilist tahet on. Me teame, et nad sõjaliselt on võimekad, nad on harjutanud Ukrainas väga palju, kogemusi on väga palju ja heidutus osaliselt siis on ju seda tugevam, mida rohkem sul kõike vajalik on. Nii et meil on selline ajaraam ees. Võib-olla see ajaraam natukene liigub, oleneb, kuidas Ukraina konflikt läheb, et me saame ka aasta pärast loodetavasti öelda, et 2 aasta pärast ja 2 aasta pärast. Aga kuna me ei tea seda täpselt ette, siis tegelikult me peame oma valmistumise sellesse ajaraami ikka mahutama. Nii et algselt, kui arvati, et Iraani sõja puhkedes lihtsalt maailma tähelepanu hajub Ukraina sõjalt, siis sellist nüanssi, kuidas asjad muutuda võivad, me oodata ei osanud. Ma saan aru, et erinevad julgeolekueksperdid on öelnud vähemalt, et nad eeldasid, et ühel hetkel see juhtub, sest ka Ameerika Ühendriigid ei ole oma siis sõjaväge üles ehitanud sellele, et pidevalt igal pool sõdida, et nad on plaaninud olla erinevates konfliktides teatud aja. Et isegi USA-l jõuab võimete piir kätte? Ma ei ütleks, et neil võimete piir käes on, aga loomulikult neil on ju ka täpselt nagu Eestil, et nad tahavad, et neil teatud kindel kogus oleks alati olemas ja alati sa oled iseenda jaoks oled alati esimene prioriteet, et see nüüd on juhtunud tõesti. Häda on selles, mis teeb meil Eestis otsustamise raskemaks, on see, et me ei tea kaua see Iraani konflikt kestab, kui pikk mõju lõpuks ka relva tootmisele, tarnetele seal on või moona tootmisele. Ma arvan, et keegi ei tea jah, et ma mäletan, kui see algas, oli 3 nädalat kestnud, küsisin erinevatelt inimestelt, tõesti ma ütlen, et Välisministeerium on vist kõige rohkem nii-öelda täppi pannud, et on kogu aeg pidevalt öelnud, et ei ole seda lõppu seal näha ja ma saan aru, et selle kandi piirkonna konfliktidel on siis iseloom kesta pigem kauem kui lühemat aega. Kas Eestil oleks aeg tekitada nii-öelda plaan B, mis vähendaks meie sõltuvust USA-st või on nad meie julgeolekut silmas pidades asendamatud liitlased? Ilma ameeriklasteta, ma arvan, ei ole mõtet ka ühtegi plaani teha. Aga neist kuidagi vähem sõltuda? Kõik nüüd need viimase aasta või viimaste aastate arengud, ma arvan, ütlevad ühte väga selgelt, mitte nüüd Eestile, vaid ka tegelikult kogu Euroopale, et meie jaoks number 1 peab olema Euroopa. Tugev Euroopa, ühtne Euroopa, kõik mis seda alates sellest, et kõik mis Euroopa ühtsust lõhub või nõrgestab või kuidagi muudi murendab, see on nagu Eesti kahjuks. Ehk siis meil on vaja täna tugevat Euroopat, ehk me saame iseendale ja oma naabritele tugineda ja loomulikult meil on ka vaja Ameerika Ühendriike, aga ma arvan, et need suhted Ameerika Ühendriikidega täna on mitte enam nii väärtuspõhised, vaid pigem pragmaatilised nii Eesti poolt kui Ameerika poolt vaadates. Kas Euroopa on praegu ühtne ja tugev teie hinnangul? Oluliselt tugevam, kui ta oli aasta või 2 tagasi ja ma arvan, et see teadmine, mida rohkem Ameerikas need asjad nii arenevad, nagu nad arenevad on viimasel ajal, seda tugevamaks Euroopa muutub. Loomulikult meil on väljakutsed erinevate endiste Nõukogude Liidu riikidega,
kus kohas sellist Venemaa sõprust nagu aeg-ajalt pead tõstab, aga üldist meie peamisi liitlasi, kui me räägime siis kaitsevõimest, sõjalisest võimekusest, Prantsusmaa, Saksamaa, lõpuks ka Suurbritannia ja teised riigid siin Põhjamaades meie ümber, et neid see ei puuduta, et see sõjaline võimekus ikka kasvab sealt poolt. Kas te usute, et need riigid, kes Venemaaga sõbrustavad, on sealse suhtlus samuti pragmaatiline või pigem väärtuspõhine? Pragmaatilist sõprust on vist kergem murda? Pragmaatilist sõprust võib kergem murda olla, ma arvan, et seal on mõlemat. Et kui me vaatame, siis väga paljudes riikides toimub, isegi kui me vaatame Valgevenet, mis võib-olla siia nii hästi ei sobi, aga ka seal isegi Valgevenes ei taha Lukašenka nagu lõplikult Venemaale nagu ennast ära anda. Ja nii on paljude Euroopa riikidega ka ja loomulikult Euroopa Liidu toetused ja kogu see süsteem ja vabakaubanduspiirkond ja kõik see mõjutab tegelikult nii-öelda selles pragmaatilises pooles, et isegi kui väärtuspõhiselt keegi vaatab sinnapoole, siis see pragmaatika hoiab tagasi. Ja lõppkokkuvõttes, nähes, mis Ungaris nüüd juhtus, õnneks veel on niimoodi, et tuleb ka nende inimeste aeg, kui nad enam võimul ei ole. Et see tuleb üle elada, siin tuleb tugev olla. Põikame korraks kodumaale. Kas Riigikogu hääletas õigesti, et ei võtnud Mölderilt saadiku puutumatust ja kardate te, et ka teie puutumatuse üle hakatakse peagi hääletama? Ma enda seda küsimust ei muretse selle pärast, aga mis puudutab nüüd saadiku puutumatuse äravõtmist, ma arvan, et mõistlik oleks kõigi saadikute puhul seda teha, kui selle ei esine tõesti midagi nagu väga eriskummalist, mis selleks põhjus annab. Praegu mulle tundub, et läks kaks asja kokku. Üks oli saadiku puutumatuse äravõtmine ja teine oli nüüd nii-öelda Riigikogu enda poolt kunagi varasemalt seaduse muutmine, mis siis ei võimalda enam õiguskantsleril asjadesse sisse vaadata ja öelda, et mis on tema täpne hinnang ja tema täpne soovitus. Ehk siis neid asju ei ole mõtet kokku panna. Et ma arvan, et nii neile saadikutele parlamendi enda usaldusväärsuse mõttes, kui ka siis prokuratuuri ja teiste institutsioonide usaldusväärsuse mõttes on mõistlik neid puutumatusid ära võtta, sest siis on ka võimalik öelda, et kuidas on kohtul või kuidas ei ole. Aga milleks see saadiku puutumatus siis üldse on olemas? Ja, see on väga hea ja õige küsimus, et siit tulebki välja, et õiguskantsleril, kui sa rolli ära võtad, siis tundub, et polegi saadiku puutumatust vaja, aga saadiku puutumatuse loogika on demokraatia kaitse. Et ei oleks võimu, näide on see, et kui keegi tuleb võimule, kes tahab oma võimu põlistada kuidagi moodi ebaseaduslikult, ta võib läbi õiguskaitseorganite hakata parlamendisaadikut mõjutama. Et seda võimalik teha poliitiliselt motiveeritud rünnakuid. Täpselt. Et seda võimalik teha ei oleks, et saadik saaks olla vaba ka sellistel hetkedel ja öelda ei, siis on see saadiku puutumatus tehtud, sest muidu vastasel juhul võiks kohe nagu läbi mõne õiguskaitseorgani võtta selle isiku ette või parlamendi liikme ette ja ta ära vaigistada või teda nüüd oluliselt mõjutada. Aga kas teisest küljest võib see saadiku puutumatus just nimelt demokraatiale varba peale astuda, kui ongi olukord, kus tuleks kohut mõista, tuleks uurimisorganitel tööd teha, aga hääletatakse teisiti? Ühel päeval saab ju mandaat läbi ja see päev, kui mandaat läbi saab, siis ega selle ajaga midagi kuskile aegu. Et mihklipäev tuleb kõigile? Täpselt, et lõppkokkuvõttes kohtumõistmine, kui seda on vaja teha, siis tuleb igal juhul. Kas olete Reformierakonna peale solvunud, et teid möödunud aastal valitsusest välja heideti ning üheskoos mindi edasi Eesti 200-ga, kelle toetus rahva hulgas on pea olematuks muutunud? Tõesti, kogu valitsuskoalitsiooni toetus pärast sotsiaaldemokraatide lahkumist kukkus 2 korda. Et ma arvan, et kui Reformierakonna mätta otsast vaadata, siis nemad tegid tõesti selle vea. Ja ma arvan, see ebastabiilsus, mis sellest on ka tulnud, loomulikult on see ka viga olnud, aga ei, sotsiaaldemokraatid ei ole selle peale solvunud. Et see käib alati poliitika juurde ja kõigil on õigus oma partnerid valida ja lõppkokkuvõttes öelda, kellega nad koostööd teevad ja kellega koostööd ei tee, aga kui me vaatame, mis see argument oli, kui öelda, et sotsiaaldemokraatid aasta tagasi peaksid valitsusest ära minema, argument oli see, et midagi ei saa teha.
ja kui me vaatame, mis juhtunud on, siis tõesti nüüd pärast seda pole mitte midagi tehtud. Et energeetikas Erki Raasuka, Anne Schulling viimane raport ütleb, et kõik on tegemata, otsustusjulgus puudub, mingit skeeme ei ole, uusi võimsusi ei tule, investorid ei investeeri siia, ma ei tea, kliimaseadust ei tule, kliimaseadus tegelikult on ettevõtjatele kõige olulisem, et sa teaks, mis tuleb, kuna tuleb ja mida riik sult ootab. No neid näiteid võib nagu lõputult tuua, ehk siis kõik kogu riigi juhtimine on pausile pandud. Ma arvan, et see ei ole hea. Kas see riigi juhtimine teie hinnangul püsib seal pausil nüüd kuni järgmiste valimisteni, et jumala eest ei tehtaks mingisuguseid rahvale võib-olla vastumeelseid otsuseid ja ei kaotataks veelgi enam enda populaarsust? Nad tõesti on võtnud Reformierakond selle hoiaku, et mitte midagi teha, et siis ei saa ka keegi näpuga näidata, aga ma ütleks, et on juba hilja, pöördumatult hilja. Et kui me vaatame riigi rahanduse olukorda, siis see pole mitte kunagi Eesti Vabariigi ajaloost nii halb olnud, kui ta täna on. See miinus, see puudujääk on 4,9%, lubatud tavaliselt on 3, ta tähendab rahast 2,5 miljardit, siin 5 aasta pärast on meil intressid 600 miljonit eurot aastas, põhimõtteliselt võib öelda, et 2,3% punkti iga inimene, kes käib tööl, maksab tulumaksu, 2,3% punkti maksab lihtsalt ära välismaa pankadele, ta ei saa sellest mitte midagi vastu. Kahtlemata on väliseid tegureid, mis meie riigieelarvet mõjutavad. Kas te julgete näpuga näidata siin praegu Reformierakonna peale ja öelda, et meie riigi rahandus on kehvas seisus nende otsuste tõttu? Jah, julgen. Ja väliseid tegureid tegelikult ikka selliseid ei ole olnud, et ma toon selle näite. Nüüd eelmise aasta lõpus, kui tehti need riigieelarve otsus oli selline, umbes miljardi euro võrra suurendati riigi kulusid, ehk siis riigi kaitset ja 780 miljonit vähendati riigi tulusid. Et me kõik saame aru, et kui sa suurendad kulusid, vähendad tulusid ja tulude vähendamine oli siis maksukingitus, see oli see maksuküüru kaotamine, tulumaksu tõusu räätmine. Suur osa sellest rahast maandus siis nende inimeste tasku, kes on kõige jõukamad Eestis. Ehk siis ka selle maksumuudatusega ei lahendatud nende inimeste probleemi, kellel on toimetuleku raskused või siuke keskmine pere, kellel on kõik kallimaks läinud, vaid inimesed, kes teenivad 4000 ja rohkem eurot kuus, saavad juurde aastas 1848 eurot. Reformierakonna kingitust siis nii-öelda väiksemate maksude näol, neil ei ole seda vaja. Need inimesed ise ka ütlevad, et neil ei ole seda vaja. Ja selle võrra on nüüd riigieelarve miinuses, lõpuks keegi peab selle kinni maksma. Kas teie kuulute nende inimeste alla? Ja loomulikult kõik parlamendi liikmed kuuluvad. Ja siis teie võiksite ju rõõmustada. Ei, miks me rõõmustan? Sest ma ju saan aru, mida see tähendab Eestile, Eesti riigile, majandusele. Me peame aru saama, et kui on eelarve mõnda aega niimoodi korrast ära, nagu ta täna on, siis Eesti head krediidireitingud lähevad madalamaks. See tähendab laenud, mis antakse riigile, laenud, mis antakse pankadele, ettevõtetele, lähevad kallimaks. See tähendab, et me kõik muutume sellest vaesemaks. Te kindlasti teate sellist ütlust, et kala hakkab mädanema peast. Ehk siis ma küsin, kas Kristen Michal on Eestile hea peaminister? Ma arvan, et Eesti inimesed näitavad seda Reformierakonna reitingutes välja, et tegelikult usaldus Reformierakonna vastu on kadunud. See ei taastu kindlasti enne Riigikogu valimisi ja kui me räägime Riigikogu valimistest, siis ma arvan, see põhivalik lõpuks on, kas peaminister tuleb Isamaast või peaminister tuleb sotsiaaldemokraatidest, et Reformierakond sellest nii-öelda mängust on selleks korraks väljas. Teie olete peaministriga Michaliga siis Stenbockis istunud, ühise laua taga valitsuskõnelusi pidanud. Kas tal on liidriomadused, vajalikud liidriomadused või kust see asi siis nii-öelda lonkama hakkab? Inimesena on Kristen Michal kindlasti väga hea inimene ja ma arvan ka liidriomadused on tal olemas. Aga ma ütlesin talle ka seda siin rohkem kui aasta tagasi, kui ma nägin, et nad on hädas ja ideid ei ole seal Reformierakonnas enam. Et küsimus ei ole mitte selles, et Eesti rahvas tahab, et Reformierakond oleks veel rohkem parempoolne erakond. Eesti rahvas tahtis, et kui maailm muutub, siis Reformierakond suudab kohanduda, valitsus suudab muutunud oludega kohandada. Et kui me võtleme niimoodi, et Reformierakonna peamine rahanduspoliitiline lubadus on olnud ühetaolised madalad maksud. Nüüd läks elu kallimaks, oli vaja laenu võtta, oli vaja mingid makse tõsta, kõike muud, või ühesõnaga riigikaitsesse raha panna.
kuidas ühetaolised madalad maksud seda aitavad, riigikaitsesse raha see juurde ei too, et nad olidki nagu maailmavaateliselt hädas, neil on, see ei ole mitte ainult Kristen Michali probleem, vaid kogu see maailmavaateline loogika enam ei tööta ja sealt ei saa lahendusi pakkuda. No te rääkisite riigikaitsest. Kas teie oleksite siseministrina hiljuti Eestimaa pinnal aset leidnud drooni intsidentidele kuidagi teisiti reageerinud, et näitas see vahejuhtum kitsaskohti meie julgeolekus? See näitas seda, kus kohas me praegu arengus oleme. Ja kus me oleme? Me oleme teel sinnapoole, et asjad läheks paremaks, et tõesti tegelikult ma tean, et Kaitseväel oli päris palju üksuseid nendel perioodidel väljas, kui me näeme, et võib nagu siia mõni droon sattuda, et tegelikult Eesti riik tegeleb sellega. Oleks väga tröstitud, kui ta oleks öelnud, et me näeme, et asi läheb halvemaks, et tahaks loota, et me oleme teel sinna, et asi läheb paremaks, aga kas me oleme teel sinna piisavalt kiiresti? Ma loodan, et me oleme sinna piisavalt kiiresti teel, et on ka nüüd jälle see väljakutse, et kus kohast võtta kõiki neid vahendeid. Lõppkokkuvõttes ei ole kõige paremaid vahendid, et madalalt aeglaselt lendavad väikseid selliseid objekte nagu alla võtta. Et ta on komplitseeritud asi, aga tõesti, kui mina olin siseminister, siis ma algatasin seal juba mingi 4 aastat tagasi tegelikult siin idapiiri äärsete riikidega droonimüüri idee ja ta lõpuks ei olnud mitte ainult siis idapiir, vaid ka nagu erinevad riigikaitseobjektid siin riigi sees. Et seda teemat arendatakse edasi, ta on seirevõimekus, nagu hanked kõik käivad, on ju kõik sellised asjad. Põhiküsimus on, kuidas tuua need droonid alla. Et me kõik peame aru saama, et kui ta lendab asula kohas ja ta alla lastakse, siis ta kukub kellelegi pähe. Ja kui tal on lõhkelaeng kaasas... Aga palju puudu ei jäänud, et olekski kukkunud kellelegi pähe? No ei kukkunud seekord. Läks õnneks. Ja läks õnneks. Loodame puhtale juhusele. Aga ma ei hakka, mina kutsun üles mitte nagu paanikat tegema, et see ongi see reaalsus, kus me elame, me arendame seda võimekust. Eile ma lugesin lehest, et siin üks ettevõte on suutnud teha sellise püüdurdrooni, mis on odav, kiire, 600 kilomeetrit tunnis lendab, suudab selliseid Shahed tüüpi droone juba alla tuua. No, see on arvatavasti aastate küsimus, kui ka see tehnoloogia on olemas. Eesti tegelikult pingutab selle nimel, et see kõik oleks, et pigem nagu ma arvan, et Kaitseväge, Politsei- ja Piirivalveametit, neid riiklikke institutsioone nendes küsimustes tasub usaldada. Lähme korraks tagasi Michali juurde. Olete öelnud, et Michali juhtimisel on Eestis käima läinud selline maksufestival, et süda läheb pahaks. Ning ainukesed kärped otsustati Stenbockis ajal, kui sotsiaaldemokraadid valitsuses olid. Kas praeguse valitsuse otsused on rahva ehk siis maksumaksja jaoks ülekohtused, et on eestlaste võimete piir lähedal? Kas seda see Reformierakonna ja Eesti 200 madal reiting ka peegeldab? Esiteks ta peegeldab tõesti seda, et enne valimisi räägiti ühte ja pärast tehti teist, et sotsiaaldemokraadid seda ei teinud. Teiseks ma arvan, et kui tõesti sul on vaja riigikaitsesse palju raha panna, siis seda ei ole võimalik trükkida, et see lõpuks maksudena tuleb koguda, aga on väga suur vahe, millised maksud sa teed. Et kui me vaatame tänast maksusüsteemi, mis on aastakümnete jooksul tehtud Reformierakonna poolt, siis see on väga regressiivne, ehk siis mida vaesem sa oled, seda rohkem sa oma sissetulekutest maksad, suurema protsendi, ja mida rikkam sa oled, seda vähem. Et ma võin näite tuua käibemaksuga, kui sinu palk on kuskil seal 1200 eurot, siis ligi 15% kulub sul seal palgast nagu sinna käibemaksule ära. Kui sul oled jõukam, seal 4000 rohkem, siis on nüüd 5%. Et see ebaõiglus tuleb sellest, et ei taheta küsida neilt, kellel on, vaid küsitakse neilt, kellel ei ole. Poliitika on pidev sõprade ja liitlaste otsimine ning eriti enne eelseisvaid valimisi kiputakse seda ühisosa konkurentidega hindama. Kas sotsid mahuksid järgmisesse koalitsiooni ära ja kellega see ühisosa kõige suurem oleks? Ma arvan, et sotsiaaldemokraadid mahuvad päris mitmetesse erinevatesse koalitsioonidesse järgmisel korral ära. Ja meie jaoks on ainuke erakond, kellega me ei näe seda koalitsiooni koostööd, et on EKRE. Et tõesti nende Need emotsioonid on vist kahepoolsed? Ma ei tea, kas seal ei ole emotsioone, see on suhteliselt pragmaatiline, et me teame, et me ei suuda kunagi kokku leppida, pole mõtet teha koalitsiooni või hakata tegema koalitsiooni, millesse ei suuda kokku leppida. Need lahendused on nii erinevad meie nägemustes. Kõigi teiste erakondadega on võimalik seda koalitsiooni teha, no see hakkab olema nüüd tõesti sellest parlamendi matemaatikast. Ja lõpuks ma kujutan ette, et sügisel aasta aega on veel päris pikka aeg valimista, nii et palju jõuab muutuda, et sügisel
sügisel näeme, et kui see valik on sotsiaaldemokraadid või Isamaa sinna peaministri toolile, siis lõpuks rahvas otsustab, et milline koalitsioon või kes seda koalitsiooni kokku hakkab panema. Kas tegelikult pimedates Riigikogu koridorides sellist paljutähenduslikku silmapilgutust ja ukse kaapimist juba käib? Ei käi sellisel kujul, et võib-olla Keskerakond ja Isamaa on proovinud ennast siin läbi Tallinna ühendada, aga ma olen täiesti rahulik, et sellised asjad ka ei pruugi pikaks ajaks jääda, et kui siin Keskerakond ähvardab reitingus siin Isamaad seljatada, et siis küll ühel hetkel hakkab Isamaal seal jälle kehv tunne ja hakkavad nemad midagi tegema, nii need koalitsioonid lagunevad ja selline see demokraatia on, et vaheldust tuleb iga natukese aja tagant. No ma saan aru, et viimased arvamusküsitlused näitavad, et Kõlvart juba rebib Reinsalust ette. Jah, ta niimoodi on, et ja ei imesta, kui sügisel on hoopis mingisugune kolmas uus olukord ja see demokraatia juures ongi normaalne, nii et aasta aega, ma ütlen jätkuvalt, on päris pikk aeg, kui me mõtleme, et pärast Riigikogu valimisi aasta aega juhtus ikka väga palju asju ja meil on veel aasta minna, nii et selle aega juhtub ka. Lauri Läänemets, ma tänan teid selle intervjuu eest. Väga tore. Nüüd aga spordist. Möödunud laupäeval toimunud poiste U15 jalgpallimatš Tallinna Leegioni ja Nõmme Unitedi vahel meenutas jalgpalli asemel pigem vaba võitlust. Lõpptulemuseks üks ratastoolis noormees. Miks emotsioonid väljakul võimust võtsid ja kuidas sellised vahejuhtumid spordikultuuri mõjutavad, seda arutame Õhtulehe spordiajakirjaniku Andres Vaheriga. Tervist! Tere! No kas see on pigem selline isoleeritud üksikjuhtum spordimaailmas, et asjad lähevad väljakul nii karmiks? Jah, kui pidada silmas noorte võistlusi ja seda brutaalsuse astet, mis seal aset leidis, siis küll, aga eks sport on kirglik emotsionaalne valdkond, nii et selliseid väiksemaid tõuklemisi või ka kaklusi on ikka ette tulnud. Nii et te pigem nagu ei heidaks siinkohal poistele midagi ette või kelle süü seal üldse on, et olukord nii käest ära läks? On see kohtuniku süü, on see treeneri süü või poisid ise peaksid kuidagi paremini enda emotsioone valitsema? No selge, et kui juhtub nii, ma ütleks ikkagi äärmuslik vahejuhtum, siis on seal mingi osa kõigil, aga kui nüüd rääkida, kuidas sellised asju vältida, siis ma siit kaks osa sellest võrrandist eemaldaksin üsna kiiresti, need on poisid ise, sest nad on lihtsalt niivõrd noored. Ja tegelikult ka kohtuniku, ehkki kohtunikul on roll, et see niimoodi eskaleerub, aga peamised vastutajad on ikkagi lapsevanemad ja treenerid ilmselgelt. No kui me räägime sellest konkreetsest vahejuhtumist, siis versioone on erinevaid. Loomulikult erinevad jalgpalliklubid väidavad üks ühte, teine teist. Oled sa ise seda videot näinud? Oled sa tutvunud selle materjaliga? Mis me tunne sulle seal jäi? Et mis siis täpselt aset leidis? Ja ma olen sisuliselt terve selle mängu läbi vaadanud siis põhjalikumalt need osad, kus läks vabavõitluseks, siis nagu sai siin mainitud alguses, mis tunnet seal saab olla, see on lihtsalt täiesti lubamatu ja kõik need muud sõnad, mida siin selle koha peal võib tarvitada, et seda vaadates on lihtsalt kõikvõimalikud negatiivsed emotsioonid valdavad ja sellist asja lihtsalt ei tohi mitte kunagi korduda. No kui me räägime spordist, sa ütlesid, et loomulikult on lapsevanematel siin suur roll kanda, et sellist asju juhtuks. Kuidas siis tegelikult üks lapsevanem peaks käituma, kui ta soovib, et tema lapsest saaks sportlane, mis iganes spordialal, siis kas see kodune ettevalmistus peaks kuidagi olema selline, et õpetatakse esiteks last kaotama? Kui sa kaotad, see on okei, sa ei pea selle peale kurjaks saama, sa ei pea vastasega kaklema minema. Teiseks, kas tuleb õpetada kuidagi last olema lugupidavam siis enda oponentide suhtes ja kuidas seda teha? No last, ma arvan, et ei pea õpetama ei võitma ega kaotama, vaid last peab õpetama käima nii treeningul kui mängudes olema inimene. Leegioni klubi ja mitte, siinkohal ma ei taha küll nagu eraldi välja tuua Leegioni klubi, sellepärast et sellist võitmise kultuuri tegelikult süvendatult õpetavad ja rõhutavad mitmed teised jalgpalliklubid ja ka tõenäoliselt muude spordialade klubid ka, et siin ei tasu nagu jalgpalli nüüd kuidagi eraldi välja tuua. Küll aga probleem, jalgpallur ka noor, tegelikult peabki minema väljakule võitma, see on täiesti normaalne,
aga probleem tekib siis, kui võitmisest saab absoluutne kinnisidee, eriti veel noortespordis. Ja see on nüüd väga suur probleem, millega siis peavad koostöös tegelema nii lapsevanemad kui treenerid. Kuidas see toimub? See on eelkõige on see ikkagi treeneri vastutus. Eelkõige. Ei ole juhus, et välismaal väga paljudes jalgpalliklubides, tippklubides kohe kindlasti, aga ka mitte ainult tippklubides, vanemaid näiteks ei lubata üldse noorte treeningutele. Selle põhjus on lihtsalt väga lihtne. Vanema roll ei tohi olla last mõjutada, tema treeningprotsessi mingil moel mõjutada. Loomulikult, kui on mäng ja ta tuleb sinna platsi äärde kaasa elama, siis ta peab saama kaasa elada. Aga sellest kaasa elamisest ei saa kujuneda vihakõne või mingi muu selline asi, mis antud juhul leidis aset. Aga kuidas sa kujutad ette, et need asjad siit edasi nüüd arenevad? Kas Tallinna Leegion ja Nõmme United mahuvad veel ühele väljakule ära? Et kas see vahejuhtum jätab nii tugeva märgi, et see võib kuidagi mõjutada nüüd seda dünaamikat ja kuidas peaks üldse siit edasi minema? See sõltub väga palju sellest, kuidas siis eelkõige see Leegioni klubi, ja ma ei pea üldse silmas ainult antud gruppi, eelkõige muidugi antud grupp, aga terve see klubi ja võib-olla ka keegi teine, kellel on siis sarnase vulgaarsusega kokkupuudet olnud, reageerib. Rääkinud siis ühe Leegioni treeneriga, siis küll nii-öelda mitteametlikult, siis mul jäi tema jutust tunne, mis võib olla ekslik, aga see oli minu tunne, et vähemalt paar-kolm päeva pärast seda juhtunud päriselt veel ei oldud aru saadud, milles loo tuum seisneb. Ehk et kui toimub selline, kas või selle tohutu avaliku reaktsiooni, mis on ju tegelikult väga, väga võimas olnud, järel toimub siis selline šokk ja šokk parandab, siis kindlasti mahuvad. Aga kui see šokk ei paranda, siis tuleb midagi ette võtta. Ma tahtsingi just sinna jõuda, et poiste U15 ja jalgpallimatšist harva, võib-olla üldse mitte meedias sedavõrd palju ei räägita. Praegu on see tõepoolest leidnud nii laia kõlapinda, et ma arvan, et vähe on inimesi, kes ei ole sellest konkreetsest jalgpallimatšist uudiste kaudu kuulnud. Kas sport saab siit võita või pigem jätab see ikkagi jälje, mis kahjustab võib-olla tulevasi spordisõpru, kes tahaksid treeningule minna? Või usud sa, et sellest tehakse nüüd omad järeldused ja see oli selliseks õppetunniks, milliseks ei tohi üks spordivõistlus kujuneda? No kahtlemata mõlemad poolt on siin, et kindlasti on neid, kes vaatavad seda ja olles siis juba jalgpallitrennis või mõeldes jalgpallitrenni minekule, nad saavad siit mingi hirmuemotsiooni ja siis, ma ei tea, kas ei lähe või tulevad äkki hoopis ära. See on täiesti normaalne reaktsioon ja sellega tuleb arvestada. Aga kas sellist asja saab korduda? No siin mul on võimatu vastata, siin peavad vaatama peeglisse need, kes sellest vastutavad. No kuuldavasti selline asi on kordunud tegelikult. Mitte sellisel moel. Mitte nii karmil moel. See tuleb ette mingisuguseid, no veel kord, et see tuleb ette, ütleme kas või mingisuguseid, ma ei tea, rusikaga löömisi, see ei ole muidugi ka normaalne, aga seda ma suudan mingisuguse maani, mingisuguse sagedusega, mingisugustes olukordades saada aru, miks seda juhtub. Sportl on kirglik asi, mängitakse võidule, provotseeritakse, võivad asjad juhtuda. No ütlemisi, kui selliseid on absoluutselt ka tippspordis, see on tavaline. Jah, et juhtub. Aga see lihtsalt, mis praegu toimus, oli äärmuslik, millel ei ole mitte ühtegi õigustus, mitte ükski provokatsioon, mitte miski ei õigusta sellist käitumist ja eriti veel laste või noorte spordis, ja edasine ongi, et kui sellised juhtumid saavad korduma, siis meil on probleem ja kui siit nüüd õpitakse, siis kõlab veidralt, aga siis oli see kõik millelegi kasuks. No igatahes sellele kannatada saanud noormehele sooviks kiiret paranemist. Loodame, et meie sport siinkohal tõepoolest ei kaota, vaid võidab, tehakse omad järeldused. Andres, ma tänan sind selle kommentaari eest. Ja meie liigume nüüd pildiga hoopis Pealinna tänavatele ning uurime, kui suur spordisõber eestlane on ning milliseid spordialasid kõige meelsamini jälgitakse. Kui suur spordisõber te olete? No ma ei ole sportlane, aga ma liigutan küll ennast ikka.
Väga suur. No ma olin kunagi sportlane. Kui aeg on, siis ikka teen sporti. Aga televiisorist vaatate ka? Jaa, Mis on meelisalad, millele hea meelega kaasa elate? no ikka kõik, kus eestlased osa võtavad. Pigem televiisorit vaatan vähem, pigem liigun sellel ajal ise rohkem. Ei vaata eriti. Et ei ole selliseid lemmikalasid, millele alati silma peal hoiaksite? Uisutamine on ja no, muid väga ei vaata. No ütleme jalgpalli ja veel võrkpall ka. Kui ikka eestlased kuskil nähtaval on vehklemine, eks ju, siin suusatamine oli, erinevad kergejõustikualad, et meil on ka peres üks tõeline tippsportlaseks kasvav noormees, nii et hoiame alati silma peal ka videodel. No kui kirglik spordivaataja olete, kas televiisori ees aeg-ajalt ikka karjute kaasa ka? No ikka, kui Tänak sõidab. No ikka elan. Jah, näiteks kui korvpallivõistlus on, siis ma ei julge lõpuni vaadata, ma lähen ära ja pärast siis loen, kuidas lõppes. Hõikate kaasa, kui keegi võidab või midagi valesti? Ei hõika. Ei, ma ei hõika midagi. Aga huvitav on küll, jah. Eriti võrkpall, mul üks võrkpalli endine treener oli ka tuttav. No kuidas see spordi vaatamine tavaliselt välja näeb, et kas emotsioonid on ikkagi laes ja närv on pingul? Muidugi ilma ei saaks. Ja kindlasti terve perega elame kaasa, et me oleme suht sportlik pere tegelikult kõik. Kas Eesti spordile võib uhke olla? Ikka? Enam-vähem ikka. Ja. Kui suur spordisõber olete? 0. Telekast ka ei vaata? Ei. Absoluutselt ei huvita, kuidas Eesti sportlastel läheb? 0. Mul ei ole aega lihtsalt. Head vaatajad, selliseks meie seekordne saade kujunes. Tuletan veel meelde, et saade pealkirja taga on järelvaadatav Õhtulehe YouTube'i kanalist ning ka Spotify'st. Mina kohtun teiega taas, aga täpselt nädala pärast. Aitäh!